Pean lisama, et sa oled uus rahvusvaheline pressiesindaja. Alustuseks palju õnne. Aitäh. Väga tore määratud sellele ametikohale. Soovin alustada mõnest paljudest ohtudest, millega Iisrael praegu silmitsi seisab ning väljakutsetest, mis seisavad Iisraeli kaitseväe ees. Ja ilmselgelt peame alustama viimastest arengutest ning see on Iraan. Me teame praegustest pingetest Hormuzi väinas. Me teame Ameerika Ühendriikide vastust ja me teame, et relvarahu tundub üha ebakindlam. Iisrael ei ole praegu diplomaatilises protsessis osaline. Aga räägi meile, kui valmis on Iisraeli kaitsevägi praegu, kui sõjalised operatsioonid peaksid peagi jätkuma? Olgu ilmselgelt on viimased paar aastat, peaaegu 3 aastat Iisraeli kaitsevägi tegutsenud väga paljudel erinevatel rinnetel ja silmitsi seisnud erinevate ohtudega. Nii et kui meid kutsutakse või kui peame minema järgmisele lahingule või kui midagi juhtub järgmiste päevade jooksul, teeme kõik, mida vaja, et tegutseda seni, kuni poliitiline juhtkond annab meile suunised. Ja me teeme kõik, mida vaja. Ma arvan, et oleme viimastel aastatel läbi elanud palju väljakutseid. Ma arvan, et suudame vastu astuda ükskõik millisele väljakutsele, mida meilt nõutakse. Ja ohud, mis on viimastel aastatel ilmnenud, kui 7. oktoobrist saab peaaegu 3 aastat. Ja me vaatame Hamasi ohtu, Hezbollah ohtu, rääkimata hutidest, lisaks muidugi 8 jalapea ehk Iraan ise. Ma tahan teada sinu arvamust praegu Iisraeli kaitseväe võime kohta kaitsta riiki kõigil rinnetel. Kui terror taas suureneks ja proksijõud sekkuksid rohkem kui praegu, nii-öelda. Jah, nii et Iisraeli kaitsevägi tegutseb meie turvatsoonis nii põhjas kui ka Gaza-sektori lähedal või selle ümbruses. Ja Iisraeli kaitsevägi ei lase ühelgi terroriorganisatsioonil meie tsiviilisikuteni jõuda, enne kui nad kohtuvad Iisraeli kaitseväega. Nii me olemegi sellest ajast tegutsenud. Ja me oleme palju õppinud alates 7. oktoobrist. Ja me ei lase ühelgi terroriorganisatsioonil end sisse seada, ei Iisraelis ega ühegi Iisraeli piiri ääres. Nii et see ongi see, mida me praegu teeme. Ja sellepärast ongi meil turvatsoonid, et tagada, et terroriorganisatsioonid puutuksid kokku Iisraeli kaitseväega, mitte meie tsiviilisikutega piiridel. Need puhvertsoonid on üliolulised riigis elavate tsiviilisikute kaitsmisel. Kuid Iisraeli kaitseväe ülem Yael Zamir on esitanud üleskutse öeldes: Iisraeli kaitsevägi vajab rohkem sõdureid. Praegu ei hakka ma käsitlema ajateenistusest kõrvalehoidmise seadusandlust ega selle teemaga seotud poliitilisi pingeid. Palun andke meile ülevaade, milline on Iisraeli kaitseväe vajadus personali ja reservväelaste järele praegu sellel kriitilisel ajal? Olgu, Iisrael on väike riik ning Iisraeli kaitsevägi ongi Iisraeli rahvas ja Iisraeli rahvas ongi kaitsevägi. Nii toimivad asjad selles riigis. Ja meil on väljakutsed, millega peame tõenäoliselt tulevikus silmitsi seisma. Ja ma olen kindel, et leiame lahendused, kuidas toime tulla kõigi väljakutsetega, mis meil on, kui räägime inimeste arvust ja sellest, kui palju on reservväelasi. Armee on koht, mis annab kõigile võimaluse tulla ja teenida ükskõik millisel ametikohal. Olgu selleks naised või mehed, usklikud või mitteusklikud. Ja ma olen kindel, et suudame toime tulla iga väljakutsega. Meil on selles riigis palju inimesi, kelle eesmärk on kaitsta meie piiri ja hoida seda erilist paika. Seega teeme seda edasi. Ja ma olen kindel, et suudame lõpuks toime tulla iga väljakutsega, olenemata sellest, kui palju inimesi praegu või tulevikus värvatakse. Ma arvan, et paljud inimesed võivad pärast kogu seda aega ikkagi üllatuda, kui saavad teada, et Iisraeli kaitsevägi avastab endiselt Lõuna-Liibanonis terroritunneleid, mille eesmärk on tungida Põhja-Iisraeli. Ja me saime just viimastel päevadel teada, et Gaza sees üritati neid terroritunneleid taastada. Ja me teame täpselt, mis sealne kavatsus oli. Andke meile aimu, kui kindel te olete, et Iisraeli kaitsevägi suudab lõpetada relvade, laskemoona ja inimeste salakauba veo läbi terroritunnelite
Rääkimata plaanidest korraldada veel üks veresaun, nagu me nägime 7. oktoobril. Just need ongi täpselt need põhjused, miks neid puhvertsoone luuakse. Sellepärast ongi Iisraeli kaitsevägi seal kohal, jälgides ja tagades, et meie tsiviilisikud ei oleks ohus ning et uusi tunneleid ei ehitataks. Ja et 7. oktoober ei korduks enam kunagi. Sellepärast tegutsebki Iisraeli kaitsevägi endiselt igal rindel. See oleks tulevikus oht ja me ei lase sellele enam korduda. Jah, me leiame endiselt taristut nii põhja kui ka lõuna osas, aga me tegeleme sellega. Oleme hävitanud nii palju võimekust ja likvideerinud nii palju terroriste taaskord nii põhjas, samuti Hezbollah kui ka Hamasi omi. Ja iga päevaga saavutame üha rohkem. Sellel piirkonnal on veel üks osa, millel on oma väljakutsed ja see on Läänekallas. Ja Iisraeli kaitseväge on kritiseeritud selle eest, et nad pole olnud piisavalt karmid just nende asunike suhtes, kes sihivad Palestiina külasid. Tõepoolest keeruline, aga mis on teie vastus sellisele kriitikale? Mõnel juhul on väidetud, et sõdurid isegi pigistavad mõne juhtumi suhtes silma kinni. Milliseid meetmeid rakendatakse, et seda ei juhtuks? Ma tean, millised on meie väärtused ja milleks meie sõdureid koolitatakse. Ma tean, et me ei soovi kahjustada ühtegi süütut inimest, kes ei ole terrorismiga seotud ega püüa meid mingil moel kahjustada. See on väga raske ja valus, kui kuuleme erinevaid lugusid süütutest inimestest, kui midagi juhtub. Ja see on väga-väga keeruline. Ja olukord on väga-väga keeruline ka Läänekaldal. Seal on erinevad võimud erinevate vastutustega, kuid meie sõdurid on samuti seal, et tagada, et inimesed saaksid elada rahus. Ja mitte lasta ühelgi radikaalil ükskõik millisest leerist teha midagi, mida me ei tahaks, et nad teeksid ja mis ei vasta meie väärtustele. See ongi põhimõtteliselt kõik, mida ma oskan öelda selle kohta, mis toimub. Terrorioht Läänekaldalt on muidugi samuti suur mure, eriti siin Iisraelis elavate tsiviilisikute jaoks, kes jälgivad sündmusi kõigil neil erinevatel rinnetel. On üks teema, millest tahaksin sinu arvamust kuulda. Naised eliitüksustes armees. Ja ma näen, et sa naeratad ka. Väga hiljuti tuli uudis ja kinnitus, et naisvõitleja on lõpetanud Sayeret Matkali väljaõppe. Neile, kes ei tea, tegemist on ühe kõige eliitsemate üksustega armees. Anna meile aimu, kui suur saavutus see on. See on pretsedenditu ning ees seisavad suured väljakutsed naistele, kes soovivad olla osa nendest eliitüksustest. Jah, Iisraeli kaitsevägi annab võimaluse kõigile, nii meestele kui naistele. Ja nagu ma ütlesin, nii usklikele kui mitteusklikele ning me tahame, et igal sõduril oleks hea koht, kus ta tunneks end teenides mugavalt. Meil on väga hea meel, et naised on nii lahingulistel ametikohtadel kui ka kõrgetel ametikohtadel. Ja meil oleks hea meel näha, kui neid tuleks veelgi rohkem. See teeb meid väga elevile. Ja, see on Iisraeli kaitsevägi, see on ainult üks lugu. Sayeret Matkal on väga eriline üksus, kuid meil on palju rohkem naisi erinevates huvitavates ja olulistes rollides. Ja ma loodan, et me saame veelgi rohkem lugusid jagada. Nii et kõik saate näha. See on tõepoolest erakordne saavutus. Ja lõpuks, kui me vaatame praegust olukorda, nagu me ütlesime, on peaaegu 3 aastat möödunud 7. oktoobrist, mis oli kogu rahvale traumeeriv aeg. Milline on sinu arvates praegu Iisraeli kaitseväe moraal? Oleme rääkinud väljakutsetest ja vajadusest reservväelaste järele. On reservväelasi, kes on juba 3. või 4. korda teenistuses, olles nädalaid ja nädalaid oma lähedastest eemal kaitstes riiki. Üldiselt, kuidas hindad praegu Iisraeli kaitseväe moraali taset? Jah, sõda on kestnud juba kaua, aga iga tsiviilisik, kes siin Iisraelis elab, mõistab, et me peame seda riiki kaitsma. 7. oktoober tundub nagu ammu. Mõnes mõttes on see pikk aeg, mõnes mõttes lühike aeg. Me oleme siiani bromeeritud kõigest sellest, mida oleme sellest ajast peale kuulnud ja näinud. Aga Iisraeli rahva vaim on see, mis lõpuks võidab. Ja see on ka Iisraeli kaitseväelaste vaim. Ja sellepärast olen kindel, et ükskõik millistele väljakutsetele me vastu ei peaks seisma, suudame neist üle saada ja anname endast parima.
Oleme viimastel aastatel palju õppinud. Meil on palju kogemusi ja asju, mida me ei oleks kunagi osanud ette kujutada, et need võiksid juhtuda samal ajal ja me oleme palju saavutanud. Me ei rääkinudki siit tuhandete kilomeetrite kaugusel saavutatud tulemustest. Aga jah, palju on juhtunud. Ja ma olen kindel, et oma erilise vaimu, inimeste ja riigiga seisame silmitsi kõigega, mis meid ees ootab. Ja meil on endiselt motivatsioon hoida seda riiki sellisena. Me hindame väga, et te siin stuudios olete ja soovime teile kõike head teie uues rollis. Suur tänu uuele Iisraeli kaitseväe rahvusvahelisele pressiesindajale, kolonelleitnant Ariella Masoorile. Hindame väga, et te siin stuudios olete. Aitäh, kõike head!